Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja mustakassi imelised lood. Oni-chan. Tšau, kullake, su hommikusöök on laual, lõunasöök on kotis, õhtusöök on külmkapis. Tulen täna jälle hiljem, aga üritan nädalavahetuse vabaks võtta ausõna. Helista, kui midagi on vaja, armastan sind, inglike. Hei, mis lahti, Liila? Ei midagi hullu. Ema tahab mind lihtsalt täna saatkonna vastuvõtule kaasa võtta, aga mul on nii palju õppida ja ma olen pärast eemal oldud semestrit teistest maha jäänud. Pean talle ära ütlema ja siis ta saab pahaseks. Nõme värk, jah. Adrian lubas mind aidata, aga ma ei taha teda tülitada ja küllap ta on selle nagunii unustanud. Ilmselt arvab, et olen temasse armunud nagu kõik teised plikad, kes lakkamatult tema küljes ripuvad. Adrian on lahe kutt, aitaks sind meeleldi. Võin sinu eest kosta, kui tahad. Oi, kas sa tõesti teeksid seda? Oi, Niino, sa oled parim. Pole tänu väärt. Hei, Adrian! Niino, kuidas läheb? Hei, Liila, Niino rääkis mulle. Kui tahad, võin sind kooli asjades aidata. Kas tõesti? Sa oled nii abivalmis, tõeline elupäästja. Aitan rõõmuga. Marinett? Ma ei luuranud Liila järele, ma sidusin lihtsalt kingapaelu. Muretsemiseks ei ole põhjust, Niino ütles, et Liilal ei ole Adriani vastu mingeid tundeid. Kas lähme sinu juurde õppima? Seal oleks palju vaiksem. Mu isale see ei meeldiks. Küllap ma suudaksin ta ümber veenda. Marinett, oota! Adriani ihukaitsja ei lase ilmaski Liilat autosse. Päriselt? Sa ei kavatse ometi neid jälitada? Muidugi mitte. Ma lähen lihtsalt ujulasse. Juleka, kas ma saan su ratast laenata? Hädaolukord? Sa peaksid Adriani usaldama, ta ju teab, et Liila armastab valetada. Ma tean, aga kui ta samas vaimus valetamist jätkab, teeb ta kellelegi haiget ja ma ei taha, et Adrianile haiget teeb. Mis on kõige halvem hinne, mille sa saanud oled? 5- matas. Tead, see ei ole ikka hea mõte. Mu isa suhtub võimalikesse sissetungijatesse väga karmilt. Me ei tee ju midagi valesti. Jäta see minu mureks. Anna andeks, Adrian, aga sa ju tead, et su isa... Vabandust, Preili, kas me võiksime temalt otse küsida? Härra Agrest tegeleb hetkel disainimisega ja teda ei tohi mingil juhul segada. Ma ju ütlesin. Ma tõesti tahtsin sind koolitöödes aidata, sest sa oled ju modellitöö pärast nii kaua eemal olnud. Mida su isa ütleb, kui ta su halbadest hinnetest teada saab? Keda ta süüdistab? Adrian, kas su hinded on kehvaks läinud? Ta ei tunnistaks seda elu ilmaski, aga ma nägin teda üks päev 5- pärast nutmas ja ma tahtsin oma abi pakkuda. See võtaks ainult pool tundi. Ma mõistan, te tahate talle parimat. Ma tegin, mida suutsin, kõike head sulle. Kui jutt käib ainult poolest tunnist. Kui te seda tõesti tahate, teeme ära. Päriselt, kuidas ta seda teeb? Näed nüüd, alati tuleb lihtsalt ilusti küsida. Sa ei küsinud ilusti, sa valetasid. Sa ju ise ütlesid, et matas saadud 5- oli su kõige halvem hinne. Hei, Preili, te ei tohi seal ronida, see on ohtlik. Oi, kas ma saaksin teie redelit laenata? Kutt, keda ma armastan, langes valetaja ohvriks. Tuletõrje redel on tõeliseks hädajuhtumiks, mitte poiste järel luuramiseks. Eriti ilma kiivrita. See on sinu ema. Oi, sa oled nii tema moodi. Mina olen ka väga ema moodi. Uskumatu, me oleme sinuga nii sarnased.
ja see valetaja plika on nii salakaval. Sa vist hoolid sellest poisist kohe tõesti. See punases tüdruk on nii ilus. Kes see on? Kagami, me käime koos vehklemas. Ta on nii kena. Sa võiksid meid tuttavaks teha? Ma elasin ju ka mõned aastad Jaapanis. Sa ju tahtsid, et ma sind kooliasjades aitaks. Nõndaks, nüüd võid rahus ronida. Palun. Aitäh! Ära ütle, et sa fännad ikka seda. Aeg on läbi, su isa võib iga hetk oma kabinetist välja astuda. Ma võitsin kihlveo. Kas teeme mälestuseks väikese foto? Küsi jälle, kui matas abi vajad. Me ju leppisime kokku, et trenni ajal telefoni ei kasuta Kagami. Tegeled sellega hiljem. Vabandust, ema. Härra Krest, ma imetlen teie moeloomingud nii väga. Täna on mu parim päev. Teil on kindlasti palju tegemist, ma ei hoia teid enam kauem kinni. Head õhtut! Mina olen süüdi. Minu kabinetti kohe. Ma võiksin selle foto netti üles panna, aga see oleks liiga lihtne. Tiki täpid. Ära mitte mõtlegi. Miks sa selle plikaga nii kenasti käitud? Ta valetab nii, et suu suitseb ja talle meeldib su asjades tuhnida. Sina tuhnid ju ka mu sahtlites. Ja mina otsin ainult juustu, aga me isegi ei tea, mida tema otsib. Vahest otsib ravimit üksilduse vastu. 1, 2, 3, 4, 5. Mida see plika minu majas tegi? Arvasin, et oleks hea, kui ta saab Adriani matemaatikas aidata. Mina otsustan, mis pojale hea on. Sa oled varemgi lasknud end tema koolikaaslastele ära lollitada. Kas te tahate Adriani koolist ära võtta? Ei, aga ma ei lase sellel seltskonnal teda mõjutada. Samas, ehk saan just selle foto abil seda plikat pojast igaveseks eemal hoida. Away from my son once and for all. Nii palju negatiivseid emotsioone ühe mõttetu pildi pärast. Aga kõige tugevam viha ei pruugi alati olla kõige valjuhäälsem. Noisiest one. Lenda mu kurja kuuma ja vabastada viha. Oni-chan, mina olen öölane. Annan sulle väe lilla rossit jälitada ja teha kõik, et enam kunagi su armastatule ei läheneks. Adrian Agrest on liiga süütu, et osata tema eest hoiduda. Muidugi ta veenab Lepadrinut ja musta kassi, et nad takistaksid sind oma kohust täitmast. Too mulle nende imelised karistuseks nende naiivsuse eest. Yes, Hakma. Jah. Adrian, mina olen Oni-chan. Sina ja mina oleme teineteisele loodud. Kagami? Kaitsen sind kõigi eest, kes sulle halba tahavad, eriti Liila eest. Liila ei ole ohtlik. Ta lihtsalt ihkab tähelepanu. Ta ei vääri sinu tähelepanu, vaid karistust. Ei, Kagami! Kas ma nüüd tohin muutuda? Jah, Marinett. Digitäpid peale! Sind jahtivate pruutide horde arvestades oli ainult aja küsimus, mille nad omavahel kaklema hakkavad. Mul ei ole ühtegi pruuti. Black, küüned välja!
Liila. Liila Rossi. Ma keelan sul Adrianiga suhelda. Ütle temast lahti ja ma kingin sulle elu. Ma ei tunne ühtegi Adriani. Ära valeta mulle. Vabandust, aga mina saan alati oma tahtmist, see ei ole minu süü. Seekord pead alla andma, muidu saad seda tõesti, kas tahad või ei. kas sa ei peaks selle õnneliku kuti arvamust küsima? Tahan ainult aidata. Tule kaasa. Mul ei ole vaja sind, Lepatriinu. Ma suudan ise enda ees seista. Ja sellel koledal sarvega plikal ei ole nagunii mingit lootust. Kindel, et mul ei ole mingit lootust. Kao ära! Ära loodagi põgeneda, ma saan su igalt poolt kätte. Mitte siis, kui oleme su Akuma kätte saanud. Pidage! Inspektor, üks pahalane ajab mind taga ja Lepatriinu ei suuda teda peatada. Ainult teie saate mind aidata, palun! Istu peale, ma viin su jaoskonda. Akuma on ilmselt ta mõõga sees. Kahjuks ma ei saa su otsmikuga praegu midagi ette võtta. Mida te silmas peate? Hoppi, mis rõvedus see on? Mis sõnum see on? Mis praegu juhtus? Kus mu auto on? Mis juhtus tüdrukuga, kellel oli sarv otsa ees ja keda superpahalane taga ajab? Lila? Mis ajast temal sarv on? Lase käia, jookse nii kiiresti ja kaugele nagu saad, Liila Rossi. Seal. Ta vist üritab meid mõnitada. Ta ei naera enam kaua. Hoppi, koletis ajab mind taga. Sul on midagi otsmikul. Oi, mis imelik sõnum. Nüüd on ta meil peos. Jälle? Kas loodad ikka veel minu käest pääseda? Kallis? Ema? Proua Tupansheng? Olin pagarikojas, kui sinna tuli teismeline tüdruk sarv otsa ees. Liila? Onishan jõudis juba sinna, jääge siia. Sa pead lihtsalt Adrianist loobuma ja ongi kõik. Tubanchengi pagariäris pole kombeks kundesid rünnata. Ja kus mu naine on? Oota! Liila, kas kõik on korras? Sa tulid mulle appi, ehkki ma ütlesin sulle ninetult. Ma olin sinuga ülekohtune, Lepatriinu. Ainult sina saad mind aidata. Ma teadsin, et sa hakkad talle lõpuks meeldima. Mis sõnum see veel on? Väga nõme sinust. Tüdrukud hakkasid just hästi läbi saama. Lepatriinu! Mu naine võttis telefoni vastu ja haihtus siis järsku õhku. Ja siis tuli see koletis ja nüüd oled sina siin ja... Rahu, teie naine on elusa ja tervena politseiautos. See tüüp saadab telefoni kaudu kurja sõnumi ja vahetab siis koha inimesega, kes seda sõnumit vaatab. Ja Liila sarv on nagu mobiilimast. Nii saab pahalane ta alati kätte. Ma tean nüüd, kuidas temast jagu saada. Aitäh teile! Loobu Adrianist. Et sina saaksid oma koledad käpad talle külge ajada. Ei! Adrian! Kõik tüdrukud kaklevad tema pärast ja mind ei taha keegi, ehkki meil on palju vaimukam ja stiilsem kui tema. Kuidas sa julged ennast Adrianiga võrrelda, nõme kõuts? Adrian on täiuslikkuse kehastus, ainus, kes mind väärib ja keda ma igavesti armastan. Mida? Mida sina irvitad? Saad nüüd pihta, ma järgnen sulle kõikjale.
loobu Adrianist ja mina loobun sinu jälitamisest. Hea küll, ma loobun temast. I'm Adrian. Sa oled andekas näitleja, aga sa valetad. Su sarv reedab sind. See kaob ainult siis, kui sa Adrianist tõepoolest lahti ütled. Kuidas ma saaksin seda teha, kui ma teda nii väga armastan? See on liiga raske, sa ei tohi seda nõuda. Võiksin seda kaaluda ainult siis, kui sa Lepatriinu kõrvaldad. Got rid of Ladybug for me. see Liila on imeline tüdruk. Liila, kõik korras? Kui see paneb sind Adrianist lahti ütlema, siis ma teen seda. Must kass, kui keegi peaks sõnumi saama, ära lase neil seda lugeda. See on Onishani viis teleporteeruda. Must kass, ma sain haiget. Ilmselt murdsin mingi luu. Hädaolukord, mu emand, ma ei jää kauaks. Kindel, et ta sulle tünga ei tee. Ta ei teeks seda, ta sai tõesti haiget. Siis ma vajan veidi abi. Võluvägi! Kas saaksite selle tüdruku haiglasse viia? Sinuga on nüüd kõik, Lepatrinu, ja Adrian saab igaveseks minu omaks. Ei! Võta temalt tema imeline. Tõmba utu! Nii juhtub, kui sa põlvekaitseid ei kanna. Hei, ära vaata oma telefoni. Aga kui kusagil on õnnetus juhtunud, tema jalaga juhtuski õnnetus. Või hoopis otsmikuga, jalaga paistab kõik korras olevat. Sa tahtsid, et ma Lepatrinu pahalasega kahekesi jätaksin. Sa vihkad Lepatrinut nii väga. Muidugi mitte. Miks sa nii arvad? Sellepärast, et ta peab üksinda Onishanist jagu saama või? Selline käitumine on täiega alatu. Sul peaks häbi olema. Vastake telefonile, härra Hessenby. Ei, ärge tehke seda. Tegu on hädaolukorraga. Lepatrinu! Üllatus, Onichan. Miks ma siin olen? Ja miks niimoodi kinni seoti? Need voolikud on päris tugevad, ükskord harutasime ühte poissi 2 tundi lahti. Tõesti? Pidage, mul on plaan. Jah, mu emand, see on mu unistuste neiu. Toon ta kohe sulle. Bring her over to you right now. Rahulikud mu jalg! On sul abikäppa vaja? Ei, ainult üht telefonikõnet. Ei! Must kass! Kataklüsm! Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Imeline Lepatrinu. Kagami. Nukid! Ma viin ta koju. Hoia Liilal silm peal, ta on salakaval rebane. Su jalg näeb parem välja. Superkangelaste lähedus mõjub mulle hästi. Siis saad ise koju minna, sul ei ole mind vaja. You don't need me. Paistab, et ma eksisin. Ma poleks tohtinud seda tüdrukut ära ajada. Temast saaks hea liitlase. Adrian, kas sa saad mind täna koolitöödega aidata? Mis, sa ei luuragi enam Adriani järel? Ma usaldan teda. Ta ei armuks elu ilmaski Liila-sugusesse tüdrukusse. Mul on vehklemistrenn ja sa oled matas minust kõvasti tugevam. Mul on pärast kogu seda reisimist mälukaotust tekkinud. Ma pean kõike otsast peale õppima. Natali ja mu ihukaitse said eelmine kord sinu pärast isalt peapesu. Palun vabandust, ma ei tahtnud. Sa võid alati minu peale loota, aga sa ei tohi mu lähedastele haiget teha.
hallo? Palju õnne, sa oled jälle parimas vormis. Üritan ainult sinu vääriline olla. Aitäh, et mind kutsusite, härra Krest. Sa tulid ilma minu loata mu majja, valetasid mu pojale ja manipuleerisid temaga. Ma tahtsin ainult head. Adrianil oli vaja rääkida. Te küll kaitsete teda väga hästi halbade mõjude eest, aga ta tunneb ennast väga üksildasena. Sa juhid mu tähelepanu probleemile, mille olemasolust ma ei teadnudki. Mida sina minu asemel teeks? Ta vajab enda vanust sõpra, kes teda mõistaks ja kõige halva eest kaitseks. Ja keda ka teie saaksite usaldada. Meie mõtted liiguvad samas suunas. Näeme varsti, Liila. Näeme varsti, härra Krest. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.